Eesti arengukoostöö Aafrikas ulatub juba 10 aasta taha. 2020. aastal valmis Eesti välispoliitika Aafrika strateegia, kus valisime välja 4 fookusriiki. Nendeks on Ida-Aafrikas on Keenia ja Uganda ning Lõuna-Aafrikas on nendeks Botswana ja Namiibia. Eriti peale Venemaa agressioonisõja algust Ukraina vastu on muutunud meie nii-öelda globaalsete partneritega suhtlemine äärmiselt oluliseks. Euroopa naaberkontinendil Aafrikal on tohutu kasvupotentsiaal. Samas on neil ka suured väljakutsed, mis puudutavad stabiilsust, julgeolekut ja ka majandusarengut. Meil kui Eestil leiame, et meil on pakkuda väärtuslikku kogemust, mis puudutab nii digiüleminekut, kuid ka avaliku sektori, ettevõtluskeskkonna ja haridussüsteemi reformi. Kõike seda tehes pöörame me erilist tähelepanu haavatavatele ühiskonnagruppidele, ennekõike naiste ja tüdrukute võimestamisele. Kõike seda tehes teeme me ka suurt koostööd teiste doonoritega, et need reformid oleksid süsteemsed. Keenia on Eesti kõige olulisem arengukoostöö partnerriik Aafrikas. Tegemist on suure riigiga, mis on nii Aafrika jõu kui ka majanduse keskpunkt. Keenias koostöös Euroopa Liiduga keskendume avaliku sektori digipöördele, haridusreformile ja 3. suure teemana ka rohepöördealasele innovatsioonile. Kuna Keenias asub ka palju pagulasi naaberriikidest, siis kõike seda tehes võtame arvesse ka humanitaarabi ja arengukoostöö sidusust. Ugandas on peamiseks prioriteetvaldkonnaks haridus, sealhulgas haridusega seotud digilahendused, õpetajahariduse reform ning kodanike digikirjaoskuste arendamine. Namiibias ja Botswanas on Eesti prioriteetideks avaliku sektori digipööre ning majandusarengu toetamine läbi ettevõtluskeskkonna arengu. Namiibias on ka suurem tähelepanu rohepöördel seoses rohevesiniku alase koostöö algatamisega Euroopa Liiduga.